Good morning. Meil hakkas tänasest 7. nädal. 7.09. Me lähme teeme hommikusööki. Täna meil midagi erilist suurt ei ole. Täna on tööpäev, esmaspäev. Nii, go. Tänasest nädalast on mul siis uued makrod, uus kaloraaž, natukene vähem valku, veidi rohkem süsivesikut ja vähem rasvasi ja kaloraaž on ka siis väiksem. Õnneks mul on kõik asjad juba prepitud, ehk siis täna mul ongi kodus nüüd vaja teha check-in pildid, võtan mõõdud, kaalusin ära juba ennast. Täna on siuke basic boring päev. Tegelikult külm on õues. Mis toimub? Juba on sügis või? You know what that means? Võistlused! Hetkel ma olen suht excited oma uuest meal planist. Ma ei suuda ise oma suud kinni hoida. Ma treeneriga rääkisin, et nagu I'm kind of worried, et millal mul toit on nagu vähemaks läheb, sest ma olin nii pikalt ühe kaloraažiga nagu ja ühtede makrotega. Ja siis ma lihtsalt nagu hakkasin mõtlema, et äkki nagu peaks muutma midagi, kuigi samas kaal liikus. Ühesõnaga ma kaevasin endale ise lihtsalt auku ja treener oli aga davai, võtame maha sul, seal teeme nii siuksed muudatused on ju. Ja siis ma mõtlesin, et miks ma vait ei suuda lihtsalt olla nagu be happy, et sa saad süüa praegu nagu. Aga vaatame, kuidas see muudatus töötab. Ma olen ise tegelikult väga excited, sellepärast, et mul oli varasemalt päris vähe süsivesikuid, kuigi ma sain ilusti hakkama. Aga nüüd on see suurem muudatus, et võtame valku natuke vähemaks. Siis võib-olla seedimine läheb ka veits kiiremaks, et ma tunnen, et nüüd siin praegult lõpupoole, et oli natukene aeglasemaks läinud. Et muidu oli see, et ma sain iga hommiku vetsus käia, aga nüüd on nagu veits tagasi tõmmanud, et päeva jooksul siis või õhtul või something like that. Et ma ei tea, kui suur see või kui hull see nagu on. Selles mõttes, et kas see on okei või mitte, vahet pole. Aga nii, ma hakkan siis check-in pilte tegema. Kuna mul on ainult üks telefon, üks on filmimiseks, siis sorry, te ei näe seda. Okei, alustame siis seda 7. nädalat. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. Okei, ühesõnaga nüüd on täiesti tekkis. Mul läks just statiiv katki. Siin on siis nii-öelda all 3 sellist jalga veel eraldi, mis seda hoiavad. Ja see lihtsalt murdus ära. Nii et ma tahtsin oma poseerimist teile filmida. Ja nüüd ma ei saa seda teha. Või noh, mul ei ole aega lihtsalt väga, et siin täiutada midagi asemele, seega ma teen oma asjad lihtsalt ära ja proovin võimalikult kiiresti uue sebida. Nii ebavajalik praegu, aga noh, ju siis pidi juhtuma, noh. Teeme edasi. Ignoreerime lihtsalt kõike seda halba, mis juhtub ja teeme asju edasi positiivselt. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. Come on, rock that body. Rock that body. Rock that body. Come on, rock that body. Rock that body. Come on, rock that body. Rock your body. Rock that body. Come on, rock that body. Super fly ladies. All of my super fly ladies. All of my super fly ladies. Oh yeah, feeling confident. Täiega hea oli. Nii, nüüd ma näitan teile midagi, mis käib selle poseerimise juurde. Ja sa ei saa olla mingi väike nürgukene ja olla nagu I can't do it anymore. Ütleme nii, et see pole kõige hullem. Et jah, printsessidel on ka varvad katki, pole midagi teha.
oota. Lõpeta ära. Let's get these legs. Tule. Järgmised 102. Ja järgmine korpus on tulesti. Davai. Need good angles. How is this exercise making you feel? Super duper awesome. Ilus. Good job. Jaa. Ma pean fartima minema, oota. No kuidas oli? Let's go. Davai. Üldse nagu see, kuidas ma välja näen, kui ma seda harjutust teen. Sa näed sitaks ja välja kogu aeg. Kuule, sul on retsel praegu. Mida vittu? Oota, räägi ruttu, mis me teeme nüüd? Valmis, hip abduction, full stack, go. See oli nii hea. Tule järgmine. So very hungry. Give me food, I'm begging you. I'm a beggar. Feed me. Elupussu praegu. Mis on? Ta ei tunne sittagi. Davai, küta nüüd. Pane video descriptionisse. Võta shotti ka, kui ma pean. Op, läheb. Täna on jälle meil laupäev kätte jõudnud. Kell on hetkel 10:13 ja täna on eriline, sest täna on refeed. Ma olen nii elevil, ma nii ootasin seda. Täna teeme siis refeedi. See tähendab, et ma saan täna rohkem süüa kui tavaliselt, aga ainult süsivesikute arvelt. Me tõstsime mul praegult 200 grammi süsivesikuid juurde. Mul tuleb täna väga pikk päev, ehk siis ma kasutan kindlasti kõik need süsivesikud ära. Aga ma mõtlesin, et ma räägin teile, mis toite ma teen. Kindlasti ma vaatan, kas ma vist tegemisprotsessi ei filmi, aga ma näitan teile siis neid toite, mis ma söön. Minu suur lemmik on makaronid. Kindlasti söön täna makarone. Ma olen nii elevil, mulle nii maitsevad makaronid, need on lihtne teha ja pole mõtet isegi üle mõelda. Me teeme refeedi umbes iga 3-4 nädala tagant, et see on väga hea viis, kuidas siis
glükogeeni lihastesse viia, et lihased siis täituksid rohkem glükogeeniga. Hea teha, et näha vormi nii-öelda protsessi, et kui lihased lähevad glükogeeni täis, siis need lähevad justkui täidlasemaks ja suuremaks. Et hetkel, kuna ma olen defitsiidis olnud, et siis lihased on justkui nagu tühjad. Täna plaan on siis selline, et ma kohe varsti söön. Ma teen oma riisimannast vahuputru. Nii maitseb see, ma olen nii elevil, et seda süüa. Siis me lähme kuskil 1:30 lähme saali. Me teeme kõigepealt trenni ära ja siis pärast teeme poseerimist. Ja siis õhtul on mul Beritiga väike väljaminek või me lähme David Guetta kontserdile. Nii exciting. Ma ei ole see aasta kuskil kontserdil käinud ja ma täiega ootan. See plaan tuli täiesti järsku, sest et meie kallis Krissu jäi kahjuks haigeks ja ta oli siis nõus mulle oma pileti müüma. Ja Berit saab täna siis sushit süüa, et me tuleme pärast trenni siia ja siis teeme väiksed toidud, sätime ennast valmis. Mulle nii meeldib, et ma saan süüa. That's about it, nagu ma saan süüa ja sellest piisab. Ma olen ülielevil, et teile näidata, kuidas see mu tänane päev välja hakkab nägema, nii et näeme varsti. No nii, it's ready. Vaadake seda iludust. Ma loodan, et on hästi näha. Aga minu esimene toidukord siis Refeedi päevas on riisimanna vahupuder. Siin sees on munavalge riisimanna. Panin natukene valge šokolaadi Flavor Dropi ka, mis ma tellisin MyProteinist. Siis siin on 160 grammi vaarikaid, šokolaadi puding, valgupuding ja siis ka mingi valgumüsli, mis ma ostsin Prismast. Ma võin pärast pildi panna ka, kui teid huvitab. Aga ma võtsin tegelikult enne juba paar ampsu, aga teeme siis nii-öelda selle first impressioni veel korra ära. Jaa. Kui sellega saad oma päev alustada, siis on hea päev garanteeritud. Nii. Ma lõpetan selle pudru ära, siis ma ootan Anetet siia. Me lähme 8:30 saali. Alustame oma ülakehapäeva. Filmin kindlasti seda teile. Ja siis lähme veel poseerima tund aega koos Beritiga. Oleme ilusad ja naiselikud. Aga ja, head isu mulle siis praegu ja näeme siis järgmine toidukord. I'm so happy. Mul veega. Mida? Mis asja? Oi, kui pisikene. Jaa. Ma ei ole kunagi mulli veega joonud. On ju? Oh my god! Mis maitsed on? See on Fanta. Fanta ongi. Shit, no. Joo. See on nii hea, nii hea. Kas mul on seda pre-workouti vaja? Ma olen niikuinii kogu aeg mingi jooksen läbi seina. Saalist saali. Jaa. Tšau! Roosat või punast, tumedam. Bodyvisionist võtsid, jah? Jah. Ta on päris sodoka. Ma ütlen nagu mingi... I'm ready. Great start, girl.
ma ei kaasa sulad. Nekta ka selga, please. Oh my god. Saate aru, Aneta just, me tegime selle ametlikuks, ta on nüüd osa meie Novikov tiimist. Ma olen nii õnnelik selle üle, ta on nii tubli, ta on meiega paar trenni juba kaasas käinud, ta sobib siia nii hästi ja tere tulemast, Aneta, ja let's go! Üles juuni nagu. Räägi, mis toimub? Stas lubab sushit süüa. Ma arvasin, ma saan makarone täna ainult süüa. Ma mõtlen, ma ei tea. Või nigiri? Nigiri. Davai. Seal on nagu suhku, sindi võõrst. Ja pärast lähti kontserdile tantsima. Are you ready? Let's get it. I feel cute. Mis nunnud patsikesed? Jaa, on neid. Pidid näitama sonksi meile. Sonksi? Jah. Okei, jah. Vaata, kui tähtsad. Eile vahesin üksinda selle second skin'i ära, niimoodi, et ma ei näinud. Okei. Turu. Mega hea. See oli nii cute. Oh my god. Viimane 8. Tuleb. See, et ma hoen käed peal, tähendab, ma aitan kaasa. Ma hoen neid veenduda, et tal mõlemad liikuvad sama kiirusega ja kui järsku läheb midagi viltu, ma võtan talvõnda peale. Aru saada? Läksin makaronekeset. We have crunch time. Siis söök ja siis poseerimine. Oi.
jaa, good. Big love. Cutime selle nüüd ja jätkame õhtut mujal. Ma ei tea, kas seda jääb peale väga. Me tulime täna Kairessosse. Meile lubati sushit süüa. Minule ka üks kokteil. Ma sõin viimati sushit 21 märts ja jäin alkoholiga 21 märts. Praegu on 23 august. Põhimõtteliselt pool aastat. Nagu see on elu põhjus, miks ma nagu elan. I couldn't be happier right now. Really fucking hea. Meil on perses. Ei ole, me tulime koju. Apsti. Väike purring ASMR vist. Oh, what a crazy week oli see 7. nädal. Kuidas ma ütlen? Au! Väga hea nädal oli tegelikult. Ja suht hull ka. Lõpp oli eriti mõnus. Väike pidu, väike sushi. Pole nii ammu sushit söönud. Ma olen nii õnnelik selle üle. Et ma sain seda Beritiga nautida. Meil oli väga mõnus ja selline bonding night. Ja saime sammud ilusti täis, et see ei olnud üldse probleem, isegi vist tuli juurde. Ja see refeed mõjus meeletult hästi ka. Can't wait for another one. Aga ma olen nii õnnelik, et mul on nii palju vaatajaid, nagu teid juba on. Mul on räigelt hea meel, et siiamaani ma olen ainult positiivset tagasisidet saanud, et see annab mulle ainult motti juurde neid videosi ikkagi teha ja neid töödelda. See nädal mul läks selle töötlemisega natukene kauem, sest et lihtsalt oli väga kiire ja teate isegi, kuidas elu on. Aitäh sulle taas kord, et sa mu video lõpuni vaatasid. Mul on hea meel selle üle ainult ja kui sul on mul anda mingeid mõtteid või ideid, mida ma võiksin teistmoodi teha või mida ma saaks paremaks teha, siis sa võid mulle julgelt kirjutada Instagrami või näiteks kommentaaridesse panna mingi mõte. See tuleb ainult kasuks. Ma tahan ka selles töötlemises paremaks saada ja ma loodan, et siis
on huvitavam vaadata ka. Mis seal ikka, aitäh sulle. 7. nädal ongi läbi ja näeme juba järgmises videos.